et eelmine kord me jõudsime nii kaugele, et me rääkisime teile, et see on selline asi nagu vektorpotentsiaal. Ja veel selle kohta sai ka niimoodi, et kuivõrd meil on divergents on 0, siis selle tõttu me saame sisse tuua sellise asja nagu A, et B on võrdne rootor A. Ja siis oli meil nii kalibratsiooni tingimus selle A juurde veel ja seal oli mingi, aga te võite vaadata, praegu meil see väga oluline ei ole, aga ta oli, üks variant oli, et divergents A-st on 0, aga kui meil oli mittestatsionaarne, mis ta siis oli, siis oli meil divergents A pluss äkki 1 jagada D pi jagada D-ga. See oli nüüd ühikutega on, C on kuskil puudu, eks ole. 1 jagada C-ga, midagi sellist oli äkki. Eelmine loeng oli mingi selle Lorentzi kalibratsiooni, mis me kirja panime. Mingi selline asi oli, eks ole. Ja ma ütlesin teile etteruttavalt, et see A on seotud impulsiga. No, teeme nüüd natukene täna ka mingi portsu matemaatikat sellega seoses. Teine asi, mida ma ka mööda minnes mainisin, oli Pointingi vektor ja räägime praegu sellest. Aga elektromagnetväljal on energia. Üks jagatud C-ruuduga. Üks jagatud C-ruuduga, aitäh. Kas need ühikud? No ju nad siis klapivad. Ja klapivad küll. Nii üks jagatud C-ruuduga. Ja Pointingi vektor on E korda H. Või noh, kui me ta B abil paneme, siis on meil tuleb see μ0 sinna juurde, eks ole. H. Võrdne B jagada μ0. Kõik on vektor. Pointingi vektor on siis selline asi, mis põhimõtteliselt peaks näitama, kuhu energia läheb elektromagnetväljas, aga see on praegu lihtsalt väide. Vaatame, kas see on nii, nagu ma ütlesin. Ja selleks, et sellest aru saada, me võtame divergentsi sellest S-ist. Divergents S-ist on võrdne siis nabla punkt E korda A. Nii, ja see on meil siin segakorrutis, 3 vektori segakorrutis. Mäletate, selle kohta me ütlesime, et see on, kui meil oleks vektorid A, B, C, siis ta oleks vektoridele A, B, C tehtud rööp tahuka ruumala, mis tõttu siin saab põhimõtteliselt tal on assotsiatiivne, et me saame korrutusmärki sinna tänna panna, nagu me tahame ära vahetada, eks ole, selle esimese teha vektorkorrutuseks, teise skalaari panna lõppu. Aga nüüd on nii, nagu meil ikka, eks ole, see nabla rakendub meil ühele ja teisele. Paneme niimoodi kirja, et on siis nabla punkt E, ta rakendub E-le korda H ja siis ta rakendub teisele nabla E korda H, nüüd ta rakendub A-le. Ja kui ta nüüd rakendub E-le, siis me peame selle niimoodi kirja panema, et saaksime Maxwelli võrrandeid kasutada. Ehk siin esimeses me praegu tõstame selle vektorikorrutuse sedasi ümber, et ta on nabla korda E ja siis on korrutatud skalaarselt A-ga. Me rääkisime, et on assotsiatiivne, seda järjekorda saab muuta. Siin me tahaksime nabla ja E ära vahetada, et ta kohe H-le rakenduks. Ja ta on antikommutatiivne, siis läheb märk vastupidiseks, on võrdne miinus E punkt nabla korda H. Ja see on meil rootor E ja see teine seal on rootor H. Nii, kes nüüd ütleb, mis me edasi teeme? Saab plusspunkti. Ja. Üks asi on aru saavutama.
parempoolne liidetav. Jah. E ja hashi vektorkorrutis, sa ei saa vektorist võtta ju gradienti. Aga see ei ole gradient. Ta on selgelt risk. Gradient oleks meil, no kas ta oleks lihtsalt need kaks asja kõrvuti, pannaks veel selline asi nagu otse korrutis, ehk selline ring. Seal ei ole. Seal on kõrvuti. See siin. Ei. Üleval paremal. Ülal paremal. Siin. Ei, all. Siin. Jah. Siin on punkt, on nende kahe vahel. See on nende vektorkorrutis ja nendega skalaarkorrutis. Kõik on õige. Siin ei ole ühtegi gradienti praegu. Põhimõtteliselt vektorist saab võtta gradienti, aga tulemuseks on tensor ja nendest me praegu veel ei räägi. Nendest, võib-olla on teil olnud see Saluperega, ei ole veel olnud, ei ole. Aga temaga, ma arvan, et teiega me räägime semestri lõpus natukene tensorit, väga põgusalt. Nii-öelda Maxwelli tensorist relatiivsusteoorias. Väga põgusalt ei maksa väga tahta. Ja siis te teete üks ja kui harjutusi, ma arvan, Saluperega kunagi hiljem. Nii, lähme edasi. Küsimus oli, mis me nendega edasi teeme? Kas asendame välja selle nii-öelda pihku? Mis me teeme? Et elektrivälja rootori ja täpselt samamoodi selle. Täpselt õige, nii. Ardo oli meil. Täpselt seda me teeme. Ehk Maxwelli võrrandist me asendame siia, see on rootor E. See on miinus dB. Ega ta teeb D-ga. Ja see siin on võrdne D. Alustame jotist. Ö0 korda jott. Pluss Ö0 epsilon 0 ja E-ga ta teeb D-ga. Siin on H, siin ei ole μ0. Kui oleks B, siis oleks meil μ0, aga H-ga meil ei ole μ0. Kustutame kohe ära. Kõige lihtsamast kõik ära kasutada. See on J pluss epsilon 0 D jagada DT. Ja selle tulemusel me saame, et ja H asemel me kirjutame kui B jagada μ0-ga. Ja siis me saame, et meil on tegelikult ma arvan, äkki me teeme niimoodi, et me siin seda asendust veel ei tee. Ja me teeme ka niimoodi, et niimoodi võiks teha, aga ma tahan natuke üldisemalt teha. Ma saab selles mõttes teha üldisemalt, et praegu ma eeldan, et see on vaakumis, kus ei ole elektrist ja magnetilist läbitavust. Aga kui ma hoian siin praegu selle D-vektori, siis sellisel juhul seda probleemi ei ole. Et see on nagu universaalselt suvalises keskkonnas tegelikult. Ja selle tulemusel saame me, et see on miinus H korda dB jagada dt-ga miinus E korda dd jagada dt-ga ja siis tuleb miinus E korda L. Ja nüüd
kui me korrutaksime praegu, rakendaksime siin integraalteoreemi, siis sellisel juhul Gaussi integraalteoreem, siis me saaksime sellise asja, et selle S-välja voog, paneme siia praegu pindala jaoks A, praegu meil vektorpotentsiaal ei ole käigus, praegu tähistab A pindala. Kui me võtame vasakust poolt, üks samm vahele, see asi siin on võrdne integraal divergents S-ist D üle ruumale, VV. Gaussi integraalteoreemi tõttu on see selline asi, see taandub pindintegraaliks. Gaussi integraalteoreemi tõttu integraal üle ruumi divergentsist on selle vektorvälja voog läbi selle piirkonna, selle ruumala V piirpinna. Selle tõttu on see O integraal ümber, mis tähendab üle terve pinna integreerimist. See on integraal vasakust poolest, paremas pooles. Kui me näiteks võtame väikse ruumala, siis on tegelikult lihtsalt korrutab selle asjaga, mis siin on. Eeldame, et meil see integreerime tegelikult üle väga väikse pinna. Siis me saame, et see on miinus ja tuleb siia A korda B ja ka D-ga pluss E korda DD ja ka DT-ga pluss E korda E. Nii, öelge, mida siin nüüd üks või teine liige tähendab. Kui keegi oskab siin paremal pool öelda ühe või teise liikme kohta, mis nad on, saab ka plusspunkte. Kusti? Et mida siin need kolm liidetavad paremal pool tähistavad ükshaaval? Kes oskab ühe kohta öelda, siis või märku anda, iga asja eest on võimalik punkti saada. Esimene liidetav on ju magnetvälja korda magnetvälja muutuse kiirus. Ja aga mida see võiks füüsikaliselt tähendada peale selle, et ta on lihtsalt mingi suvaline korrutis? Jah. Siis kui palju pointingi vektor selle pinnast, millest väljub, on kui palju valgust magneti välja muutumisest tekiks? Kui palju, korda veel kord? Et kui palju seda elektromagneetilist lainet tekiks magnetvälja muutusest? Natukene segane. Alustaks liikmest, mis teile tundub kõige lihtsam. Siin on praegu oli tingimus selline, et mis iganes liikme kohta te oskate öelda. Nii et ma soovitaks alustada sellest, mis kõige lihtsam tundub. Ja mida see E korda J tähistab? E on elektriväli, J on voolutihedus. Mis nende kahe korrutis võiks olla? Vatid jagatud meetritega. Mis asi? Võimsus jagatud meetritega. Soe, aga mitte tuline. Elektrivälja töö. Elektrivälja? Töö. Ka päris juba lähedale tuli selle, jah. Aga täpsemalt. Jah. Saaks siis võimsus lainepikkuse kohta või? Võimsus mille kohta? Lainepikkuse. Lainepikkus ei ole. Tšau. Mida? Kõik on sul tšaule. Kõrvega.
Saul? Jaul. Veel kord? Jaul. Saul. Saul on ühik. Mis sellega on? Ei ole. No te võite ühikute peale küll mõelda. Teeme niimoodi, teeme lihtsam ülesanne, kes ütleb õige ühiku T-korda Jotile. Saab pluspunkt. Muidugi siin ma lubasin selle ruumalaga korrutada. Ruumalaga on korrutamata, jah. Aga jah, nii. Aga ikkagi küsimus E-korda Joti ühik. Kui see on pinnaga, siis oleks võimsuse korda pindala ühik. Võimsuse korda pindala ühik. No, mis on võimsuse ühik? Vattides. Ja mis on pindala ühik? Meeter ruudus. Nii, ära saa vatt korda meeter ruudus. Nii, vatt korda meeter ruudus. Aga mis asi on vatt korda meeter ruudus? E korda Jott. E korda Jott võitab E korda V. E korda Jott korda V. See. Tuleb vatti. Ei ole. Nii, ei ole õige. See on võimsus jagatud ruumala ühikuga. Mis asi? Vatt jagatud. Mis asi on ruumala korda võimsuse ruumala kohta? Mis asi on võimsus ruumala kohta? Ja milline asi? Suurus? Mis seal tahtis on võimsus lihtsalt? Võimsus ruumala kohta? Mis on võimsus ruumala kohta nendesse asjadest, mis tahti on? Ma tahan üle kontrollida selle pärast, et siin nüüd erinevad versioonid. Ma tahan, kui ma annan plusspunkti, siis ma annan õige asja eest. Üks asi on tahvli küll võimsus tõesti, aga mis asi kõik neist? E-korda Jott. Mida? E-korda Jott. E-korda? E-korda Jott on õige. No nii, läks pooleks. Nii, et E-korda Jott tõepoolest, eks ole, te teate seda Jouli võimsust. Meil on selline asi, et võimsus P on võrdne U korda I. On nii? Ja U on, P on meil vatid, võimsusik on vatideks. Nüüd läks valesti, ma pigem teistpidi. Ma ei pane siia võrdlusmärki vahel. Nii. Ja U on meil elektrivälja tugevus korda vahemaa, mingisugune L. Ja I on meil voolutihedus korda ristlike pindala. Ja me saame, et see on võrdne E korda J ja L korda S on meil ruumala. Nii et vatid on meil E korda J korda ruumala. Ehk teisõnu praegu meil siin paremal pool kokku on meil võimsus tegelikult. Aga mis võimsus see on? Mis sellega saab selle võimsusega? Kuhu ta läheb? Mitte ma ei oska. Läbi selle pinda. See on nüüd natuke ruttab ette. Ma küsin praegu konkreetselt E korda J korda V. Mis võimsus see on? Me saime, et ühikuks on võimsus, aga mis võimsus? Mida see kirjeldab see korda J korda V? Mida? Elektrivälja võimsus. Elektriväljal kui sellisel ise ei ole võimsust. Teatud juhtudel võib ta olla seotud võimsusega, aga tal endal ei ole võimsus. Ta on tugevus. Voltimeetri kohta. Võimsust tal ei ole enda, lihtsalt iseenesest. Ühesõnaga, palun täpsemalt.
Meil siin esialgu me ei ole neist veel rääkinud. Magnetvälja. No magnetvälja on seal ka, aga praegu E-korda seal ei ole magnetvälja. No tütarlapsed siin ees on kuidagi vaikselt hele. Mis võimsus on E-korda veel? Aga me võin aidata teid. Aga siin me saime ka E-korda J-korda V, eks ole. Ja kus me ta saime? U korda I. Mis võimsus on U korda I? Mida? Allika võimsus. Allika võimsus ei ole U korda I. Allikal on elektromotoori jõud, allika võimsus on elektromotoori jõud korda I. Nii, mis selle seaduse kohta U korda I kohta öeldi? Mis seadus see oli? Joule-Lenz'i. Lents oli seal ka. Saul oli küll, jah. Sauli ja mis sellega juhtus selle U korda I-ga, mida ta tegi? Soojendas, just. U korda I soojendab. Nii. Ühesõnaga, see siin eraldub soojusena. Soojus on nii-öelda Jouliline soojendamine. Et kui te lasete elektrivoolu mingist keskkonnast läbi, siis ta lihtsalt soojendab. See on energia, elektromagnetne energia, mis dissipeerub soojusena öeldakse. Aga mis siis nendest saab? Mis need umbes võiksid olla? Teeme nii, et ne paneme need kaks enam-vähem kokku, et mida, no väga sarnased asjad, eks ole. Kas see juhuslikult on see, et muutub elektriväli, tekitab muutuva magnetvälja, et juhuslikult need kokku tulevad null? See siin ei pea küll kokku null olema. Magnetpool poole ei ole null. Me mõtlen seda, aga mõtlen see H ja E osa. H ja E, ei, see ei anna nulli meil. Aga sellest me rääkisime kindlasti eelmine semester. Sellest ka, kui te natuke meenutasite. Saate meeldada, mis D-vektor on? D-vektor oli meil siis selline asi, ma võin liigu vaakumis. Ma võin siin selle välja kirjutada selle asja jaoks, mis juhtub, kui ta on vaakumis. See on vaakum. Siis meil on B on võrdne. Paneme teistpidi, H on võrdne. Müüme 0 korda H. Ja D on võrdne epsilon 0 korda E. Eks sellest asjast, mis siin on, saab meil, et see on miinus B ruut jagada 2 müü nulliga pluss E ruut korda epsilon 0 vaakumis. See ei võikski mitte vaakumis, see on lineaarses keskkonnas. Aga mille pärast ma esialgu neid hoidsin B-na ja D-na, on see, et me rääkisime, kui magnetväljas on hüsterees ja see valem ei kehti mitte alati. See kehtib siis, kui keskkond on lineaarne. Ja sarnaselt see valem üldiselt kehtib väga paljude dielektrikute puhul, aga näiteks piesoelektrikud, nende puhul ta ka ei kehti. See on sarnaselt nagu magnetväljaga, on elektrivälja jaoks ka hüsterees. Ja sellisel juhul, sellepärast ma ei kirjutanud neid seadusi, neid eelduvad lineaarset keskkonda, kus B ja H on lineaarselt teotud, D ja E on lineaarselt seotud. Jah? Kas seal on tensorid siis? Jah? Kas seal on siis tensorid, kui see... Kas seal on tensorid, kui see ei ole lineaarne? Mitte lineaarne. Ei, see ei ole, tensorid on ise ka lineaarsed tegelikult, nii et tensor ei aita siin. Haringut ja tensorid kasutatakse pigem lineaarsete asjade jaoks. Tensor iseenesest on suhteliselt
ei ole väga keeruline asi, et meil kahest vektorist saab tegelikult kokku tensori. On niimoodi, et kui meil on skaalar, mille kirjeldamiseks aitab ühest arvust vektor, mille jaoks kolmedimensionaalses ruumis on vaja kolme arvu, kolme koordinaati, tensori jaoks läheb 3 × 3. Kahest vektorist saab teha tensori niimoodi otse korrutise abil. Ma teeksin siia, kui jutuks läks. A otse korrutis B-ga on võrdne selline asi nagu AX, BX, AX, BY, AX, BZ, AY, BX ja nii edasi ja nii edasi. Ja saame 9 komponenti. Ja see on tensor. Näiteks on olemas inertsi tensor, millest teil vist mehaanikas ei räägitud. Räägitin inertsi tensorist? Kindel? Ei räägitud, aga Wikipeedias ei nii igal näha. Ma nägin nii suht. Et Wikipedias kästki vaadata. Inertsi tensor tegelikult ei ole üldse keeruline asi, seal on. Ju kirjeldab ju lihtsalt diagonaali peal. Kui meil on inertsi moment, eks ole, teil on telje suhtes on integraal näiteks Z-telje suhtes, IZ on võrdne X ruut pluss Y ruut korda DM, niisugune integraal. Siis inertsi tensori jaoks me saame niimoodi, et I näiteks IJ on võrdne integraal XI, XJ, DM. Ja nii inertsi tensori abil saate suvalise inertsimenti suvalise telje suhtes avaldada. Ja nüüd näete, sealt tuleb ka I ja J on komponendi 1–3 ja me saame siit maatriksi samamoodi sümmeetria tensor. Aga sellest me praegu ei räägiks. Lihtsalt kuivõrd läks tensorile jutt, siis kõige lihtsam näide tensorist sellisest, millest on nagu visuaalselt ka võimalik aru saada hästi, on see inertsi tensor. Et näiteks kui me tahame seda seti suhtes, siis me saame liita lihtsalt 2 seda komponenti. 1 1 ja 2 2 liidame kokku ja saamegi. Aga tuleme tagasi siia, et need ei ole tensorid. Meil ei ole praegu vaja tensorid. Ja küsimus ikkagi, et mis meil siin on. Ja ma kirjutasin taga niimoodi välja, äkki sellel kujul tuleb teile, siin üks kahendik ei puudu. Äkki aitab see kuju teil rohkem nagu meenutada eelmise semestri materjali. Potentsiaalne mis? Kas olid potentsiaalne energia? Potentsiaalne energia, mis neist on potentsiaalne energia? Üks on magneetiline ja teine on elektriline. Ühesõnaga tegelikult eelmises loengus me näitasime, et see asi siin annab meie laengute vastusmõju potentsiaalse energia. Oli nii, me integreerisime ja näitasime seda. Ja siis seda võiks siis ühest küljest öelda, et see on laengusüsteemi potentsiaalne energia. Teisest küljest võib öelda, et see on elektrivälja energia. Kineetiline energia. Me nägime, et 2 asja on üks ja sama. Integraal sellest asjast üle ruumi on sama, mis summa üle laengut ja laeng korda potentsiaal. Ehk siis me saame sama asja aruta 2 moodi ja tegelikult on üks ja sama. Et kas me võtame selle integraalne, võtame summana potentsiaalit ja laengude korrutuse, tulemus on üks ja sama, seda me näitasime. Ja seda siis pigem interpreteeritakse niimoodi, et see on elektrivälja energia. Elektrivälja energia, kui klassifitseerida, kuhu ta kuulub, kuulutame ta potentsiaalseks siis. Aga igatahes elektrivälja energia, see on magnetvälja energia. Kui ma nüüd niimoodi kirja panin, siis tegelikult eelmine semester meil oli magnetvälja energia jaoks ka selline avaldis, aga pigem ta oli niimoodi meil defineeritud, et energia muut, mis on ruumalas, nii et energia ruumtiheduse muut on võrdne H korda dB.
Ehk seda me eelmine semester tegelikult näitasime. Ja sarnaselt ta on võrdne E korda DD. Ehk siis me näitasime ta nimelt, mõtlesime mõttelise sellise solenoidi ja muutusime seal voolu, selle tulemusel muutus B ja me nägime, et me tegime elektrilist tööd ja kui me siis seda natuke matemaatikat tegime, siis saime, et tehtud töö oli nii suur ja me ütlesime, et see järelikult läks meil magnetväli energiasse. Niimoodi oli see, kuidas me jõudsime selle järelduseni. Ja nüüd, kui te jagame siin DT-ga, siis me saamegi H korda B tuletis, E korda D tuletis. Me näeme, et energiatiheduse muutus on see asi siin. Nii et mis me praegu saime, divergentsi integraal, pindintegraal STA on meil miinusmärgiga magnetväli energia tiheduse muutus. Ja kogu energiast ma korrutame ruumalaga. Magnetväli energia muutus pluss elektriväli energia muutus pluss soojus, mis läheb, kadub, dissipeerib. Nii et kokkuvõttes siis mis? Me näeme, et kui kusagil eraldub soojust, magnetväli kasvab või magnetväli kasvab või elektriväli kasvab, siis sellisel juhul meil on mingisugune positiivne S-väljavoog läbi selle pinna. S-väljavoog on meil võrdne energia kasvuga selles ruumalas pluss soojusenergia, mis seal eraldub. Ja sellest siis me saame järele, et S järelikult kujutab meil energiavoog. Kui meil mingi väljavoog läbi pinna annab kogu energia muudu ja energia, mis läheb kas ruumalasse või läheb kaduma, kui ta annab selle, siis järelikult ta peab olema energiavoog. Energiavoog on siis meil ühikuks, Eesti ühikuks on meil vatti ruutmeetri kohta. Sellepärast, et praegu paremal pool meil vatid, aga siin on S korda pindala. Nii et energiavoog on vatid ruutmeetri kohta, kui palju sellest pindalast energiat läbi läheb. Nüüd teeme järgmise harjutuse. Nüüd me jõudsime sellise järelduse, et S on meil elektrivälja energiavoog. Ja eelmine kord siis oli nagu väide, et elektromagnetväljal on ka impulss. Ja nüüd, kui te võtate E korda H, annab meil energiavoog, kui palju energiat läheb, näiteks vasakult paremale, siis me teame, et tegelikult tõenäoliselt esialgu veel ei tea, aga kui me võtame näiteks elektromagnetlained, siis seal on niimoodi, et elektromagnetlained kannavad ka, me sellest saame natuke hiljem teada, et nad omavad energiat, nad omavad massi, nende seisumass on küll 0. Ja muulgas siis seda, et footonite jaoks, ehk siis teisisõnu elektromagnetlainide jaoks, on meil seos E on võrdne M korda C ja impulss, MC ruut ja impulss on võrdne M korda C. Aga mass, mis liigub kiirusega C, annab sellise mass korda kiirus, aga see on relativistlik mass. Energia on MC ruut. Järelikult me saame, et B on võrdne E jagada C. Nüüd, kui me tahame siduda seda energiavoogu, me tahaksime impulsiga siduda, siis me kutame ette siin mingisugune, aga meil oleks nagu mingi keskkond, mille on teatud energiatihedus, 2V, ja see kõik liigub kiirusega C. Ja siis on meil mingisugune pindala, millest me vaatleme, kui palju seda läbi läheb. See on siis meil sellest pindalast meil läheb see ruumala
nihkub meil aja T jooksul, nihkub meil vahemaa C korda T võrra, eks ole. Nii et meil siin moodustub ruumala T korda T korda ristlike pindala S ei ole hea A. C korda T korda A, selline ruumala moodustus. Selle pindaga siin on A. Ja kui seal oli energiatihedus 2V, siis järelikult kogu energia, mis läbi läheb, no pääsime selle 2V-ga, on võrdne V korda energiatihedus väike 2V. Ja on võrdne kui me paneme siia nüüd, selle siia paneme siia, see on võrdne M, paneme kogumassi, footonite kogumassi. M korda C ruut on 2V. Ja see on V korda väike energiatihedus, saame ja siia asemel C korda T korda A. C korda T korda ristlike pindala A. Järelikult ja tõepoolest ma tahan siduda impulssi ja energiat. Praegu teen natukene, mitte impulssi energiat, või impulssi energiavoog. Energiavoog on meil, ma tegin natuke ilmasel tööd praegu. Aga ka võimsus, mis meil siin sellest ruumalast läbi läks. Selles osas meil on niisugune energia. Ruumtihedusega väike 2V, kõik need footonid liikusid kaugusele C korda T, täitsid ruumala C korda T korda A ja see ka sama 2V puudu, eks ole. C korda T korda A ja järelikult kogu energia, mis läbi läks, oli selline. See on ühest küljest. Teisest küljest see peab olema seotud meil selle energiavoo pointingi vektoriga. Teisest küljest see on pointingi vektor korda aeg. Võimsus S korda pindala. S on meil võimsus pindala kohta. Kui me korrutame pindalaga, siis me saame võimsuse, mis sellest pindalast läbi läheb. Korrutame ajaga, saame energia, mis sealt läbi läheb, eks ole. Nii et kui me siit neid kahte asja seome, siis me näeme seda sama asja siin. C korda T korda A taandub välja. Me saame, et S on võrdne C korda 2V. Ehk energia tihedus, mis kiirusega C liigub, 2V, on võrdne meil pointingi vektor jagada C-ga. See oli see, kuhu ma tahtsin jõuda. Selleks, et saada mingisuguses ruumas olevat kogu energiat, T2V, siis selleks me korrutame selle T2V lihtsalt suurema 2V. Suurem 2V on võrdne S jagada C-ga
No, mida ma tahan arutada kogu impulssi, elektromagnetväli kogu impulssi. Kogu impulss B on võrdne. Ja siin on seos, B on E peale C-ga. Kogu energia 2V jagada C-ga korda ja ongi kõik. Impulsi ja energia seos. Impulss on energia jagada C-ga footonide jaoks. Footonid küll juba olemas, ma kirjutan veel kord. Footonide jaoks. Nüüd meie tahame kogu impulsi arvutada, mis on elektromagnetväljal. Me kasutame seda seost, et see on kogu energia jagada C-ga. Kogu energia 2V on meil võrdne S korda, on võrdne väike 2V korda ruumala. On võrdne väike 2V korda ruumala. Ja jagada C-ga. Aga väike 2V on S jagada C-ga. Nii et kokku tuleb meil S korda ruumala jagada C ruuduga. See, kuhu ma tahtsin välja jõuda. Natuke konnarlikuks läks, aga siin ta on. Ühesõnaga veel kord, me tahame arvutada elektromagnetvälia kogu impulssi. Selleks me kasutame Pointigi vektorit. Me näeme, et Pointigi vektor on, kui palju meil energia edasi kandub ühest küljest. Teisest küljest elektromagnetlainete jaoks meil on, elektromagnetvälja jaoks meil on energia impulsi vaheline seos selline, et impulss on E jagada C-ga. Kui E on jagada C-ga, siis ma võtan elektromagnetvälja energia mingis ruumalas V, ehk siis energia tihedus korda ruumala jagada C-ga. Aga meil nüüd Pointigi vektori puhul me nägime, et energia tihedus ja Pointigi vektor on meil seotud sellise seosega. Ja siin on nüüd niimoodi, et põhimõtteliselt B on meil vektor ja S on vektor. Vahepeal meil väga vektor ei ole, et siin me eeldame, et suund on sama. Aga igatahes me võime selle siin vektorina välja kirjutada, et B vektor on võrdne siis tegelikult, siin on ta ruumala korrutud, aga põhimõtteliselt peaksime siis integreerima üle terve ruumala. S Pointigi vektor jagada C ruuduga ja ruumala integraal üle terve ruumala. Selline asi. Ja seda me hakkame arutama praegu, seda integraali. Ehk see on siis meil integraal E korda H jagada C ruuduga dV. Ja siin me kasutame niimoodi, et sellist asja, et me läheme, asendame H vektorit. Me asendame selle vektorpotentsiaali abil. Et meil oli niimoodi, et H oli meil, B oli H-ga seotud. A on meil võrdne B jagada müü nulliga. Eeldame vaakumit, kus müü on 1. Ja B on meil võrdne rootor A-st. Jagada müü nulliga. Ja siis me saame, et see kõik on võrdne. E on, aga E asemel me kirjutame kui gradient phi. See on võrdne integraal miinus gradient phi. Miinus gradient phi. Tegelikult ma ei tea, kas see E jaoks on, võib-olla ei olegi praegu vaja. Las ta olla esialgu lihtsalt E.
see on võrdne korda kontor A. Rootori paneme ka nablana. Ja integraal üle terve ruumala, TV. Kuhu kadusid see ruut ja... Ja aitäh, see ruut kadus ära ja kes seda nüüd ütleb? Nimi on natuke meenutan. Karl. Ära tuli. Pool punkti sellest, see oli väikene. Nii, nüüd eesmärk, mida me tahame teha, on see, et me tahaksime selle integreerida seda integraali. Nii nagu me tegime elektrivälja puhul eelmine kord, mäletate. Integreerisime osit ja siis see nabla, mis rakendus enne A-le, peaks rakenduma E-le siit. No selleks võib-olla me peaksime seda Pots-Sappi esielu kasutama, eks ole. Et on siin seda nihutada. Mine käis. Ehk terve see asi siin edasi. On võrdne. Kõigepealt on meil siis üks rooduga miinus. Miinus siin. See miinust ei pidanud olema. Miinus oleks olnud siis, kui oleks olnud gradient phi-ga asendanud. Integraal. Nabla. Korda A. Aga see nabla rakendub meil ainult korda A, mitte A. Ärge veel praegu kirjutage, ma olen üsnaga, see tuleb välja küll, aga ma pean praegu natukene mõtlema, kuidas, et ma ei ole kindel, ma praegu kohe täpselt nii välja tuleb, nagu ma tahaksin. Et võib-olla mul oleks praegu ikkagi kasulikum see kirjutada selle levitsiivide tensori all. Teeme niimoodi, et ma kirjutan komponendi kaupa ja tensori, siis pärast tuleme tagasi. Ma arvan, et ma pean ikkagi võtma selle gradient phi-ga asendama. Teeme kõik, et meil ilma asjata tööd ei teeks, teeme ta nii-öelda maksimaalselt nii nagu, mis kõige kindlamini tulemuseni viib. Ja teeme siis siia ka miinuse järelikult, et miinus. Nüüd teeme niimoodi, et eest saab meil gradient phi, phi jagada xi-ga.
Levitsi transisümmeetria tensor, I, J, K, sellest me rääkisime, et mäletad, et tahtsid nüüd älukad. Kas käsi, kui te mäletate Levitsi tensorit veel? E, I, J, K ja nimelt tuleb E, I, aga E, J, aga E, J oli meil D, phi jagada D, X, J. Siin on meil E, J. Ja seal tuleb meil rotoraast, mis on E, K, L, M, D, A, L jagada D, X, M-iga. Vastupidi, L on all ja M on üleval. Ja ma kirjeldan selle DV asemel praegu D, Q, R. Kas meil võivad siin indeksid topelt minna? Mis on topelt? K-indeks. Ei või. Ei võib ikka. See on E, I, J, K ja see peab tulema, see asi siin on meil selle asja kaaskomponent. See annab meile A ja nabla vektorkorrutise K komponendi, selle vektori K anda komponendi. Ja ma arvan, tegelikult on see praegu õige. On nii, eks ole. Aga see siin, kui me tahame vektorkorrutist ehitada Levitsi-Vita abil, siis me kirjutame Levitsi-Vita esimese vektori J komponent, teise vektori kaaskomponent. Teise vektori kaaskomponent tuleb omakorda Levitsi-Vita kaudu. Ehk siis KLM ja esimese vektori L komponent, teise vektori M komponent. Nii. Ja nüüd siin avalduses on natukene võib-olla lihtsam neid ositi integreerida sellisel kujul. Et me selles avalduses siin saame selle osa tuletuse üle visata vasakule poole. Ja sellisel juhul me saame, et see on võrdne -1 jagada C ruuduga integraal ja siis tuleb I, J, K, D, phi jagada D, X, J-iga. Siia ette kirjutame praegu D jagada D, X, L-iga. D jagada D, X, L-iga. Ja ositi integreerimine, kõigepealt ma viskan selle tuletuse tervele ja siis ma lahutan tuletuse selle järgi. EJK, D, phi jagada D, X, J-iga, EKLM, DAM jagada D, X, L-iga ja kirjutame selle integraali uuesti teisele integraali välja. See on nüüd pool avaldist, eks ole, praegu siin see tuletus on rakendunud A-le. Praegu see tuletus on rakendunud mõlemale. Nüüd, et asi õige oleks, ma pean lahutama selle, kus ta on rakendunud selle fiile. Sest praegu ta on rakendunud fiile, aga see on üleliigne. Ja nii nagu see ositi integreerimine käib, see tähendab seda, et miinus läheb pluss ja tekib niisugune liidetav +1 jagada C ruuduga integraal EIJK, EKLM ja siis tuleb meil, siin muidugi sellisel juhul, kui ma tuletuse ära üle viskan, siis seda siin ei ole tegelikult. Siin ei ole tuletus, siin on ainult A. Tuletus läks ju siit läks sinna üle. AM, D, Q-R. EIJK-L-M. Nüüd, mis saab sellest? Kirjutame lõpuni välja. EIJK-L, EIJK. Nüüd ta on rakendunud selle fiile.
D ruut phi jagada dxl dxj. Ja integraal d kuub ja am. Ja siia tuleb meil d kuub r. Nii, mul on tunne, et meil, ma hakkan natuke kahtlema, et kas meil on mõtet seda teiega tervet matemaatikat lõpuni välja viia. Ei ole. Teeme niimoodi, üsnaga, kui te siin veel natuke aega vaeva näete, siis te saate sellise tulemuse. Te saate sellise tulemuse, et siin on ja siin tuleb arvata seda kalibratsiooni tingimust divergents A jaoks. Siis te saate sellise tingimuse, sellise tulemuse, et see kõik on võrdne integraal d ruut phi jagada dxi dxi. Eks see on siis tegelikult see Laplacian phist. Miinusmärgiga korda A. Ei, mitte A, siin tuleb mingi teine asi olema. Ma kirjutan seda Laplaciani indeksit, segi ei lähe. Laplacian phist ja korda AM ja integraalne ruum, d kuub R. Ja siit on veel epsilon 0 ka veel praegu puudu. Nii, eks teisiti. Ühesõnaga, sellest Laplacianist me saame, Laplacian on nullist ja igal pool 0 välja arvatud seal, kus on laengud. Laengute juures ta võtab, nii nagu eelmine kord, eks ole, ta läks Dirachi deltaks. Terve see asi läheb meil selliseks summa üle laengute QI korda A antud punktis, kus see laeng on. Ühesõnaga, ma oleks pidanud võib-olla selle korralikumalt enne läbi tegema ja veenduma, et see on ikka natuke liiga pikk loenguks tegemiseks. Aga nice try, aga üldiselt mul ei ole varasemuse loengust, ma seda ei ole olnud, aga mõtlesin, ma olen üritanud teid seda puhku kostitada sellise toreda matemaatilise harjutusega, aga läks nagu läks. Ma võin kinnitada, see tuleb välja. Ma olen seda teinud. Ma olen seda teinud isegi natuke keerulisemas vormis. Praegu ma tahtsin teile teha sellises vormis, kus meil on statsionaarne ehk majatuletis ja ignoreerime. Aga tegelikult on see võimalik teha ka siis, kui meil on ajadused mängud, siis see integraal läheb natukene keerulisemaks. Ja siis lisanduvad seal liikmed, mis kirjeldavad elektromagnetlaineid. Aga sellisel juhul on meil avaldis selle pointingi vektori integraali jaoks, mis ühest küljest on need asjad siin, mis kirjeldavad siis impulsi, mis on seotud laengutega, laengu ja välja interaktsiooni, pluss elektromagnetlaine ise saab ka kanda impulsi edasi. Ehk siis sellisel juhul kogu impulss on elektromagnetlainete impulss pluss summa üle QI AI-de nende laengute impulss, mis liiguvad. No tegelikult on see kusagil niimoodi enam-vähem latehi kujul maha kirjutatud, kui keegi soovib siis. Okei. Aga ma üritan natukene veel seda illustreerida, kuidas see impulss ikkagi on. Et kuidas see elektromagnetlaine impulss ja päris impulss, millest vahekordad on. Et kui me kujutame seda sama olukorda, mis meil eelmine kord oli. Et meil on sirgpool ja siin on laeng, mis tuleb. Siis sellisel juhul
mõtleme siin, kuhu on suunatud pointingi vektor. See on E korda H. See on positiivne laeng, elektriväli on meil suunatud, siin on ta suunatud niimoodi. See on E, siin on ta suunatud niimoodi E. Magnetväli, kui meil see vool on ülesse poole. Sellisel juhul magnetväli on meil siin suunatud niimoodi. Ja siin on ka suunatud niimoodi. E korda H, pointingi vektor, kui me keerame E-lt H-le. Vektorani läheb niimoodi, keerame niimoodi, see tuleb meil alla. Ehk pointingi vektor on meil praegu, S on meil siin suunatud alla. Siin on ta suunatud vastupidi järelikult, sest meil E läks vastupidiseks. Siin on meil S edasi suunatud. Et kui me üritame praegu tõmmata siia need S-i ja E jõujooni, B on meil kogu aeg tahvli sisse, E on meil tegelikult radiaalselt, kui päris aus olla. E on meil suunatud niimoodi. Nii, S korda, või S-i suund on meil kogu aeg E-ga ka risti. Nii et meil tekib siis niisugune pilt S-i jõujoontest. S läheb meil sedasi. Nii et meil S-vektor moodustab sellise keerise siin, eks ole. S-i jõujooned lähevad meil niimoodi. Aga need jõujooned ei ole meil päris õige, ei ole öelda selle tõttu, et jõujooned eeldavad, jõujoonte kirjeldamine, ka abil kirjeldamine eeldaks, et meil divergents S on 0, aga siin ta ei ole meil 0. Nii et kui muidu vaikimisi jõujoonte tihedus annab selle, kui tugev on väli, siis siin see päris ei ole, siin peame lihtsalt eraldi vaatama. Väli läheb seda tugevamaks, mida lähemale me siia läheme ja mida lähemale me voolule läheme. Nii et siin tegelikult on meil S suurem kui siin. Ja nüüd, kui see laeng liigub lähemale siin, siis siin kasvab meil S rohkem, aga me peame meeles, et S on meil tegelikult impulsi ruumtihedus, elektromagnetlainide ruum impulsi tihedus. Et kui laeng läheb lähemale, siis siin pool kasvab meil magnetväli, see S ja pointingi vektor rohkem kui siin, nii et kokkuvõttes meil S-i komponent, mis on üles suunatud, kasvab. Ja nüüd Newtoni kolmas seadus selle välja ja laengu jaoks ütleb, kui nüüd laengu liigutamine kasvatab üles suunatud pointingi vektorit, siis järelikult elektromagnetväli mõjutab laengule vastava jõuga allapoole, eks ole. Jõud on impulsi muutaja ühikus. Nii et järelikult meil peab siin allapoole suunatud jõud tekkima. Aga jah, selles mõttes ta on natukene nagu, mis ma arvan, et see joonis on kasulik, et kui te mõtlete, kuidas on suunatud pointingi vektor, kui meil on elektriväli ja magnetväli, siis tegelikult ta üldiselt moodustab mingi keerise. Ehk meil, kui ta on paigal, kui elektriväli on paigal, magnetväli on paigal, mingit liikumist ei toimu. Meil on küll kogu aeg just nagu energiavoog, mis tegelikult mitte kuhugile välja ei jõua, vaid ta kogu ainult ringleb. See energia pointingi vektor kirjeldab energiat pindala ühiku kohta, aga ta lihtsalt ringleb ja selle tõttu kuskil midagi ei eraldu. Et ta on nagu selline energiakeeris. Ja kui nüüd see laeng liigub, siis see energiakeerise intensiivsus muutub, aga ta jääb ikka keeriseks, eks ole. Ja energia muutub ja siis mingitest piirkondadest ta muutub rohkem ja vastavalt sellele siis ka summaarne impulss muutub. Tõstke käsi, kui see on enam-vähem aru saada. See keerise värk ja see jõud värk. Nii. Aga nüüd need ülesanded, mida te lahendate harilikult, eks ole, teil oli koduülesanne, kuidas see läks? Selle laengu leidmise, kui kaugele see laeng liigub?
Ei olnud või? Ei olnud. Selle tegime eelmine kord ära. Tegime ära. Ja ma vist ei jätnud teile seda teist ülesannet. Nii vektor algebra. Jah, just. Sellisel juhul me teeme siin veel mõne ülesande ja siis teile jääb seda puhku kindlasti üks selline ülesanne kodust. Alustame sellist ülesandest. Meil on magnetväli. Kõigepealt X-telg, Y-telg. Magnetväli on seti suunal. V on seti suunal ühikvektor korda mingisugune B0 jagada mingi karakteerse pikkusega ja korda Y. Ehk siis ta magnetvälja tugevus muutub Y suunas liikudes. Siin on ta meil tugevam, see B, aga siin on ta vastassuunas ja selle X-telje pealt läheb 0. Ja nüüd ülesandeks on leida, kuidas liigub laeng, kui ta alustab koordinaat alguspunktist ja läheb mingi nurga all alfa, kas ühele poole või teisele poole. Kuidas liigub see laeng. Ja enne kui me midagi teeme, te võiksite mõelda, katsuda visandada graafikul, kuidas ühel juhul või teisel juhul liigub. Visandada trajektoor. Ja kuidas mille ma soovitaksin mõelda, magnetväljast te teate, et ainult liigub üldiselt ringjoon, või ta on homogeenne magnetväli. Oli niisugune asi meil? Oli. Ja ta oli niimoodi, et ringsagedus magnetväljas on B jagada M korda E-ga. Ja raadius R on võrdne V jagada omega. Või ütleme, V on võrdne omega korda R, järjelt R on V jagada omega. On võrdne siis M korda E jagada M korda E jagada V jagada V. Ehk mida tugevam magnetväli, seda väiksem kõverusraadius. Et selle peale tasuks mõelda. Meil teisest küljest energia, kui laeng liigub magnetväljas, siis jõud on risti kiirusega, see tööd ei tee, järelikult kineetiline energia ei muutu. Järelikult siin liikudes esimene asi, mis me tähele paneme, et E on võrdne konstant. Ja teisest küljest, et meil R kõverusraadius on meil võrdeline magnetväljana. Ja selle tugines katsuda mõelda, kuidas võiks liikuda, milline võiks välja näha see trajektoor, mida mööda osake liigub ühel ja teisel juhul. Küsimust jälle öelda? Mida? Saad öelda jälle küsimuse? Küsimus see, et visandada selle laedud osaks trajektoor. Kui meil on selline olukord, kus magnetväli on südasi, nagu siin tahvlil on, ja osake startib selle X-telje pealt, koordinaat alguspunktist, mingi nurga alfa X-telje suhtes, mingi väike nurk, siis kas ühele poole või teisele poole. Need liikumised on mõnevõrra erinevad ühel ja teisel juhtumil. Nii ta tahab näidata. Väga tubli. Aga teine juhtum ka.
Ja, sa võid võib-olla jah, väga tubli, kui isegi kui sa eelmist aastast igal juhul tubli. Eelmise aasta tarkus saab selle loenguga otsa, nii et. Midagi sellist. Ei ole selline. Iseenesest üldiselt ega see, need reaktorid ei olnud, ma selle väga kergesti ei tule. Ta ei ole midagi keerulist, aga tegelikult on isegi lihtne. Aga üldiselt statistika näitab, et seda väga kiiresti seda välja keskelt läbi mõelda. Et selle poolest arvud oli väga kiiresti ja ta ei olnud ka eelmine aasta. Nii et väga tubli. Aga siin kõikidel nendel ülesandel, mis nüüd sellel aastal ja mis üks tuleb ka kontrollöörsse, neil on mitu osa. Esiteks on vaja visandada trajektoor. Teiseks on siis vaja leida mingisugused karakteristikud, näiteks kui kaugel ta välja jõuab. Antud juhul siis, et selle arvu joonistatakse, kui kaugel ta X-trillest välja jõuab. Ja selle osa tegemine siis tugineb üldiselt impulsi jäävusel sellisel juhul. Ehk meil on üks täiendav jäävusseadus, mis on üldiselt impulsi jäävus. Ja seda kasutades. Ehk sellisel juhul tuleb leida sellele magnetväljale vastav vektorpotentsiaal. Ülesanne on 3 osa. Esiteks leida visandada trajektoor, leida vektorpotentsiaal ja siis leida mingisugused karakteristikud nende selle vektorpotentsiaali ja üldist impulsi jäävusseaduse põhjal. Nii, Helen vaatab kella. Märgid juba kuuleks korra. Mida? Vaatan kella, panin kirja, et kuulata uuesti üle. Okei. See tegelikult on põhjus kella ka vaadata, et meil peame tegema vaheaja millalgi. Aga selle asemel ma võin veel uuesti seletada, kui sa tahad kohe, siis me võime seda. Küsi juurde. On midagi, mida veel võiksin üle seletada? Mis seal valemis on? Meil on seal B ja siis seal muru all on meil. M ja E. Nagu meil elementaarlaeng on E. Aga see siin tuleneb meil Lorentzi jõud. Meil on niimoodi, et F on võrdne M korda kiirendus. Aga kiirendus on B korda omega. Kui meil toimub ringliikumine, siis kiirusvektor pöörleb nurkkiirendusega omega, sellisel juhul tema tuletis ehk kiirendus on B korda omega moodulilt. Ja see on ühest küljest, teisest küljest on Lorentzi jõud on E korda V korda B. Ja siit seoses B taandub välja, saame, et omega on võrdne E korda B jagada M-iga. Ja näed, väga hea, ma kirjutasin, ma kuidagi olin natuke autopiloodil, see elektriväli tegelikult läheb, elektrilaeg läheb meil tegelikult üles. Selles mõttes, ta on iseenesest loogiline, eks ole, et mida suurem on B, seda suurem jõud, mida suurem on laeg, seda suurem on jõud. Ja seda on väga kergesti ja õigesti mõelda, aga praegu ma üldse ei mõelnud, ma lihtsalt kirjutasin. Et kui teil on kahtlus, kuhu see E läheb, siis tegelikult mõnelegi lihtsalt jõud suurendab kiirust, mida suurem on B, seda suurem jõud, mida suurem on E, seda suurem, mida laeng, seda suurem jõud. Kas see ei oleks see, kus sa paindad seda graafikut, kus see alguspunkt on lihtsalt vertikaale?
Et kui sa nihud see graafiku nurga 90 kraadini. Ja kui sa stardid 90 kraadi, siis tekib. Ei ole. Mõtle olega. Aga mõtle selle joonise pealt tegelikult mõtle. Mõtle, kuhu ta siit edasi läheb, kui ta siia jõuab. Siia on õige, aga mis ta sealt edasi teeb? Okei, ma parandan siin ka need asjad siis. R on võrdne ja omega on võrdne M korda V ja B korda E. Mille pärast ma lasin selle E niimoodi läbi minna oli see, et ma mõtlesin põhiliselt V sõltuvuse peale. Ja see oli kõik õige, B sõltuvus oli kõik õige ja E läheks lihtsalt. Jah, nüüd on õige. Nii, kas kellelgi on veel illusioonis? Ei ole. Ei ole. Aga hakkame siin otsast pihta, kuidas ta võiks minna. Kõik sõltub sellest, kuhu suunas jõud hakkab pöörama, kas ta hakkab üles või allapoole. Ausalt, ma ei viitsi praegu selle kruvi reegli peale mõelda, ta on lihtsalt ühel juhul ta on ühtepidi, teisel juhul on teistpidi kiirust ja vastupidiseks, eks ole selle. Nii et oletame, et siin praegu, mida kõrgemale ta läheb, seda suuremaks see jõud läheb. Sellisel juhul ta hakkab niimoodi, mida üles poole, seda väiksemaks läheb kõverusraadius, ehk ta läheb siit üles, hakkab pöörduma üles ja mida kõrgemale ta läheb, seda väiksemaks ta läheb. Niimoodi. On nii. Kõverusraadius kogu aeg väheneb. Mida kõrgem, mida suurema Y peale ta jõuab. Ja nüüd siit punktist edasi, tegelikult on asi väga lihtne. Ta peab sümmeetriliselt tagasi minema. Sest kõverusraadius on määratud ainult sellega, kus punktis ta on, kui kõrgel ta on. Ehk kui ta oleks kõrval samasuguses kõrgusel, oleks ta tuleb tagasi natuke nihkes, samad kõrgus on ikkagi kõverusraadius samasugune. Nii et tegelikult see, mitte edasi teema, on lihtsalt selle peegelpilt. Sest see on see kõver eeldatavasti, kus kõverusraadius on võrdeline Y-ga ja see on ainult üks selline kõver järelikult, edasi tuleb täpselt samasugust kõverat, ainult peegelpildis. No ja kui ta nüüd alla jõuab, ta läheb teisele poole ja jällegi peegelpilt, eks ole. Seda ei ole nii lihtne joonistada. Väga. No midagi. Põhimõte on selge, eks ole. Niimoodi ta hakkab siit minema. Jah. Kas see on ka selline? Mida? Hinda nurtardiks. Sellist tahad saada. Ma kardan, et sa ei saa. Sest et kui ta tuleb siia, aga asi on selles, et ta ei tule täpselt samasse punkti tagasi. Sellepärast, et siin on sul kõverusraadius väiksem ja no jah. Võitu küsimus, äkki õnnestub. Äkki õnnestub, see oleks midagi tore. Sest mis sa tuletas järgi, kui see niimoodi liigub sellises suunas, vertikaalses läheb vasakusse, siis ta peab miskil hetkel jooned klappima. Aga see punkt siin ei aita, sellepärast, et siin on juba magnetväli natuke teine. Okei, aga ühesõnaga
Aga selles mõttes küll jah, kui me hakkame, mis on probleem, et Ardo tahab, et ta tuleks mööda 8 joonistaks. Aga mõtleme kohe, kui me Ardo tegi vahepeal ka sellise joonise, et kui ta tuleb vertikaalselt, siis ta tuleb niimoodi. Ja tegelikult ma arvan, et on õigus, et seal vahepeal on selline 8, sest et kui me, kas ikka on? See on vastu. Kui me hakkame siit vaikselt seda nurka muutma. Kas see raadiusi peaks sama vastupidine praegu seal vasakuna? Ja, siin on suunaga praegu just nii, et ta hakkab teises suunas minema. Kui me ta vertikaalseks teeme, siis ta läheb niimoodi. Kui nüüd sama suunda võtta, jah. Nii, ja meil on niimoodi, et kui ta siin läheb meie vasakul pool lõikub, siis siin lõikub ta paremal pool. Kui me lähme väikse nurgal, siis ta tuleb paremal pool tagasi X-seljele. Kui me tahtme ta vertikaalselt, siis tuleb vasakul pool ja seal vahepeal olema see nurk, kus see täpselt sinna tuleb. Et sul on õigus, jah, tuleb jah. Tuleb ja vahepeal on selline, kus ta hakkab 8 joonistama. See on päris tore. Selline tore. Said proovida numbrid, mis seda teha näiteks. Vaadata, mis nurgal tuleb lasta. Ma kardan, et võib äkki saab ilma numbri, me analüütiliselt kuigi ma kahtlen. Nii. Teeme vahe ka. Teeme väikse vahe ja siis jätkame selle ülesandega, kuidas seda teeb. Salvestus ka väikse pausi. Võid seda pista kooli. See suunas ka teha.